Ma loodan, et üpris palju. Aga tõsi see on, et ka nüüd nendel koroona-aastatel mingis mõttes klientelistlikule riigile omased jooned tungivad tugevamalt esile. Et seda küll rohkem nende koroonatoetuste jagamisel, kus ka õiguskantsler on mitu korda pidanud selgitama, et tingimused, mille alusel neid toetusi antakse, mis siis, et need on riigi vabatahtlikud toetused, et tegemist ei ole riigi vastutuse korras hüvitiste väljamaksmisega või siis seadustes konkreetselt ette nähtud toetustega, kus on subjektiivne õigus, subjektiivne kohustus ja seal vahel siis kord, kuidas selleni jõuda, milline summa kellelegi maksta. Aga et kui need kriteeriumid on päris meelevaldsed ja kui sealt tagant paistab liiga hästi kätte, et tegelikult on käidud ministri juures ja võib-olla muudki kokku leppimas, ma väga loodan, et seda pole, et siis on kuri karjas. Et kas ta nüüd jõuab konkreetselt normiloomesse, loodan, et ei, või kui jõuab, et siis osatakse seda ära tunda ja ei saa unustada ka vabariigi presidenti, kes tegelikult ju ka õigusloomel hoiab silma peal. Aga täiesti õige on see, et põhiseaduse mõttes poliitika analüüs, policy analysis, seda peaks tegema ministeerium. Et see võimekus peab Eesti Vabariigil olema, et ta suudab palgata väga head inimesed ministeeriumisse, kes vajadusel palkavad eksperte väljaspoolt, olgu see näiteks kliimaküsimustes hea nõu saamiseks või energeetikas, kus tõepoolest võib-olla pole ka optimaalne väiksel rahval neid inimesi täiskohaga võtta ministeeriumi sellel arvul, vaid selle ekspertiisi saab tellida väljast, ka ülikoolidelt. See pole halb, see on hea minu meelest. Aga need inimesed, kes oskavad analüüsi juhtida, kes soovitavalt on ise teinud teadustööd, on doktorikraadiga, et need peaksid olema ministeeriumil endal olemas ja kui asi jõuab sinnani, et tõesti on vaja piirata näiteks põhiõigusi, panna inimestele peale kohustusi, et siis on vajalik enamasti seadus. Ja minu arvates ei ole siin mingisugust imekunsti, et kui ministeerium jõuab järeldusele, et nüüd on meil tarvis seadust, näiteks selleks, et energeetika oleks pikaajaliselt keskkonnasõbralikum, et siis peab ministeerium ise oskama sellega valmis teha. Aga mitte nii, nagu siin selles karaktuurses kirjelduses, et ettevõtja kõigepealt teeb seaduse valmis, nii nagu see kuuldavasti kunagi olevat olnud algusaegadel, ja siis toob selle koos rahapakiga parteile, et tehke nüüd ära. Et nii see tõesti olla ei tohiks.